Tere päevast, head vaatajad üle maailma. Just täpselt üle maailma FC Elva TV on otse-eetris Facebook Live'ina ja me alustame FC Elva hooajaeelse pressikonverentsiga. Me oleme eelnevatel aastatel teinud seda oma koostööpartnerite juures ja ka sellel aastal samamoodi koostööpartneri juures Elvas Enixi tehases. Mis tänane pressikonverents endaga kaasa toob? Toob kaasa selle, et vestleme nii esindusmeeskonna kui naiskonna peatreeneritega. Peale selle meeskonna ja naiskonna mängijad annavad oma kommentaari ja annavad sellest ka teada, kuidas nad hooajaks valmis on. Samamoodi tegevjuht Marek Naarisega räägime hooaja plaanidest ja mis on toimunud ning toimub ka jalgpalliklubi ja Enixi lepingu allkirjastamine siin kõigi silme. Aga annan sõna tegevjuht Marek Naarisele. Tere ka minu poolt kõigile vaatajatele ja siin samas ruumis kohale tulnud külalistele. Tänavune pressikonverents on meie jaoks üldse kolmas, et toimus esimene kultuurikeskuses siis Portlandis ja täna oleme Enixis. Ja kuna 2018 oli siuke huvitav edukas aasta, siis oli ka mõistlik vaadata tagasi, kus me tegelikult 10 aastat tagasi olime, et selles mõttes väike flashback, et 10 aastat tagasi olin mina esimest aastat peatreener just sellel samal võistkonnal, kes on jõudnud siis ka korra Premium-liiga ülemineku mängudele ja seal on niimoodi öeldud, et me suudame juba komplekteerida enda kasvandikest perspektiivika võistkonna ja sellega edukalt madistada teistega. Et siis oli eesmärk 3. liigast teise tõusta. Ja siin pildil ka on näha, et enamus mängijad on siiski veel täitsa olemas. Veiko Kütt taamal vaatab, kuidas siis mängisime Narva Transi vastu karikamängu, mille 0-9 Elvas kaotasime, aga see oli millegi algus. Kui me vaatame veel numbritesse, et meil on hooaeg, kus on motoks isu kasvab ja klubi küpseb, siis millised olid eelarved 10 aastat tagasi ja milline on eelarve täna ja kui palju on meil liikmeid. 2009 68 000 oli see summa, kui kroonidest ümber arvutada, millega meie majandasime, täna on see kasvanud rohkem kui 6 korda. Ehk siis see kasv on olnud raske kogu aeg, nõudnud tegevusi, arendamisi ja siin me oleme, et selle aasta motoga just, et enda sisemiselt paremini asjad korda saada ja paljusid samme me oleme juba teinud ja protsesse käivitanud. Et kui vaadata eraldi meeskonna eelarvet, siis 2009 oli klubil üldine pott põhimõtteliselt nagu 0 euroga majandasime, ei olnud ühtegi toetajat veel. Siis täna on see suurusjärk 67 000 eurot. Kõik, mis kulub esinduse protsesside elus hoidmiseks, nii et väikse võistkonna kohta on päris arvestatav eelarve. Ega naiskond kehvemgi ei ole, et naiskond 2009 ei olnud olemaski veel. Alles 9. septembril 2009 sai esimene tüdrukute rühm loodud ja sellest rühmast on nii mõnigi veel naiskonnas mängimas. Et naiskonna eelarve sellel aastal suurusjärk 23 000. Tähtsamad arendused, mis meil see aasta ees ootavad ja juba toimumas on Nike Arena Elva saab lõpuks tribüünipaika, protsess on käivitatud ja minu teada on vist teele ka läinud need. Teele veel läinud ei ole, aga sõitsin täna sealt mööda ja liivaplitsiga töö käib. Sõltumata sellest, mis ilm õues on, mehed on võtnud südameasjaks ja tegelevad selle puhastamisega. Ja, seda on hea kuulda, nii et tribüün on ka varsti Nike Arenal olemas, 180 kohta. Esialgu ei ole see veel katuse all, aga need sammud on järgmised. Et meil on võimalus tänu Riigikogu toetusele haljastus lõpuni viia koos Mihkel Iksiga
nii et selle me proovime ka ära teha õige pea, esimesel võimalusel, kui vähegi lubab ilm, teha haljastustöid ja istutada ka rohemüra tõkke, mis on detailplaneeringus meil kohustusega pandud ja nendel Pargitänava kodanike heaolu mõttes me ikkagi oma lubadusi peame ja hoolime nende heaolust ka. Nike Arena Elvale on plaanis tuua väike moodulmajakene, kus on treeneritel ettevalmistusruum enne trenni, peale trenni, treeningute analüüs, seal on kõik olemas, mis on vaja treeninguid läbi viia. Ja samuti teine pool sellest majast haldab endast inventariruumi, kus on siis erinevad jõutreeningu vahendid, mida saavad kasutada kõik treeninggrupid, et väga kiirelt ei ole pikk maa tassida neid asju sinna platsi äärde. Sellised on nagu uued sammud siin Nike Arenal sellel aastal, mis tahame ära teha ja Elva linna staadionile koostöös Jalgpalliliidu ja vallaga tahame osta täiesti nõuetele vastavad väravad, mis on siis ülssidega ja 14-kohalised või vahetusmängijate pingid 2 tükki. Et annab ka sükse väikse uue taseme värske hingamise Elva linna staadionile. Oleme siin enesekeskis nagu pead murdnud ja suht kurvad olnud selle talve üle, et on vaja ka endale sükest teenindusautot, et see on ka meil eesmärgiks võetud, et Rain saaks paremini tööd teha ja seeläbi ka üritusi korraldada, et ta ei ole ainult lume lükkamiseks. Ja klubi noortetöö strateegia on juba eelmise aasta lõpust meil saanud täiesti uued suunad. Oleme juba alustanud tehnikatrennidega, mis on eraldi treening siis edasijõudnutele ja kindlasti tahame seda pakkuda ka järjest rohkem teistele lastele, kes tahavad enda karjääri jalgpallis rohkem edasi viia. Ja kõik muu, et protsessid on käima pandud, meil noortetöö koordinaatoriga on eesmärk aasta lõpuks kogu kontseptsioon ilusti kirjeldada visuaalselt ja aidata treeneritel selle käima tõmmata. Ja loomulikult esindusvõistkondade keskkonna tugevdamine on kogu aeg meie eesmärk. Et sellel aastal esindusvõistkonnal Ardo juures, hiljem tuleb räägib teiega natukene ja mõned nüansid veel, millest kuuleb juba mõne teise päeva pärast. Aga võtaks kokku ka tähtsamad sündmused. Sündmused on meil väga palju, koos noorteliiga mängudega ulatub see sündmuste arv 400-ni võib-olla isegi rohkem, ei oska praegu arvu öelda, ennem peab mängude kalendrit nägema. Aga tähtsamad algab maikuus Elva Elite Cup, need on siis lisaks mängudele suuremad üritused. Pärnu Summer Cup on meie võistlusreis, Jalkafest 27. juuli on peapäev ja sellel aastal on planeeritud suurem kontsertpidu Vaksal vabriku hoovis. Nii et pange julgelt juba kalendrisse kirja, 27. juuli õhtu lõpeb siis mäng suure peoga jälle. Ja Elva Cup tuleb 19-24, 26-31 august on eriprojekt terve Elvaga vähi vastu, mis on väike osa üle-eestilisest projektist terve Eestiga vähi vastu. Et selle teemaline koostöö on algatatud ka Jalgpalliliiduga ja tuleb ka üks Eesti koondise mäng, mis on siis suunatud vähiga võitluse vastu ja selle jaoks toetuse kogumiseks, et nendest kuuleme juba Eesti meediast hiljem. Ja aasta lõpus Indoor Cup, meie suurim saaliüritus. Et sellised on suuremad. Mis muidugi meie televaatajaid kõige rohkem huvitab, on see, et jätkub automäng, tuleb uus auto ja mängutingimused on suht sarnased. Tuleb käia mängu vaatamas, loota heale loosiõnnele ja on võimalus võita auto. Olen eesmärgiks võtnud ja Raini ka kaasa haaranud, et meeste mängudel luua väike vippala, mis oleks siis partneritele, tulla võtta kohvi, väike pirukas ja tunda ennast erilisemalt, et kui tavafänn peab selle ise endale kahjuks soetama, siis need, kes kuidagi panustavad klubi tegevusse, et me tahaksime neid veel rohkem tänada. Ja naiste mängude puhul on Marie ka väga palju teinud kodutööd, tuleb seal ka
igasugu huvitavaid fännimänge, et nendest juba kuuleb ka jooksvalt. Siiamaani pikendatud koostööd aasta algusest on Sportlandiga, olen väga tänulikud järgmise 3 aasta eest, mis me teeme. Almariga, Margus Markusele oleme tänulikud, Mapomets, Magnar Alev, temale tänulikud ja Stenströms on siis otseselt naiskonna särgisponsor. Väga hea meel, et ka nemad näevad ja usuvad meie tegemistesse. Ja viimane eelmise nädala koostööpikendus on siis ehitusettevõtte Rainteriga ja Raido Kübaraga. Aitäh teile kõigile selle jätkuva usalduse eest ja tuleb ka üks uus koostöö. See on väga värske, põhimõtteliselt pole nädalat vanagi see projekt, kui minuga võttis ühendust Kokotu management, Tauno Trink, väga hea sõber meil juba üle poole aasta ja pakkusid koos Eesti metsameistriga välja, et nemad tahaks anda väikest stipendiumit noorsportlastele, kes on tublid, koondise vaateväljas teevad trenni, siis 1000 eurot läheb nende 3 noore vahel jagamisele ja saavad nad seda kulutada siis vastavalt oma varustuse või millegi sellise, mis reaalselt aitab kaasa nende treeningprotsessile või võistlusprotsessile. Et ma loodan, et see on alles kõige algus, et kui näevad meid veel ettevõtted, kes usuvad, et on vaja veel poistesse ja tüdrukutesse panustada, siis meie alati ootame. Et see oli täiesti ootamatu pakkumine ja see koostöö ei oleks saanud sündida muud moodi, kui meie oleme ennast lihtsalt teistele ka silma jäänud. Tauno hindab väga seda, mida FCelva teeb ja kuidas temaga koostööd tehakse. Aga nüüd me jõuame päeva ühe tippsündmuseni. Kuna me siin Eeniksis oleme, siis ma palun Eveli tulla nüüd publiku hulgast allkirjastama lepingut FCelva ja Eenikse vahel. 5 aastat oleme me juba koostööd teinud ja nüüd läheb siit edasi siis 6–9. Just. Jah. Meeldib. Ma panen enda konksu ära siis kõigepealt. Rain, särgid. Tema pausid. Ja kui hommiku meil story't jälgisite, siis riskikuller Teet Tarukaev alustas 9:30 teekonda Tallinnast. Just verivärsked särgid, tutikas, FCelva esindusvõistkonna uus särk. On siis esimesed omanikud on Jaanus Aal ja Eveli Punnison. Et me oleme teile väga tänulikud ja loodame, et kannate neid särke uhkusega. Jah, ma olen seda. Aga minu poolt on siis kõik kokku võetud, et kui Rain tahab midagi muud küsida veel, siis saab küsida. Küsimusi on palju, aega on vähe. Jaa, küsi minult vähem, teistelt rohkem. Ahah. Kui kiiresti sinu arvates on see klubi kasvanud ja kas klubi on veel valmis vastu võtma selliseid uusi ja huvitavaid väljakutseid? Ja iga päev. Nagu siin need koostöö Tauno ja meie Läti partner Cintars, see usaldus, mis on loodud, Cintarsiga oleme juba 6 aastat koostööd teinud ja uskumatu siuke lätlasega siin kõrval naabriga on nagu palju tugevam koostöö kui kohalike organisatsioonidega tihti. Aga see sõltubki sellest, et kuidas keegi kellelegi avatud on ja kuidas nagu koostööd kokku klapivad. Et me oleme käivitanud väga palju projekte Cintarsiga ja osad on alles siis E-staadiumis, kus me tahame kaasata järjest rohkem Euroopa raha, ehk siis Erasmus Plussist on võimalus taotleda ja meil on omal üks siht, üks eesmärk, üks projekt, mida me tahame 3 riigi koostöös ellu viia, et seeläbi aidata jalgpalliklubide noori ja nende vanemaid veelgi paremini nii-öelda siis
tulla toime kõige sellega, et mis see jalgpall nõuab ja kes tahab tippjalgpalluriks saada, siis järjest rohkem sellest teada ja osata selle järgi nagu ka planeerida enda tegevusi. Et siin ennist sai räägitud, et millised on selle aasta nagu turniiride plaanid ja ürituste plaanid. Kuidas sa oled rahul sellega, mis toimus eelmine aasta? Kõik Elite Cup, Elva Cup, Indoor Cup, Jalkafest. Ja ma arvan, et see tase on loodud väga kõrgeks. Et me proovime igal pool teha maksimum nagu ka siin, et igast üritusest oleks otse ülekanne, iga üritus oleks viimse vindini nagu ette valmistatud. Jah, vahel juhtub äpardusi, aga kokkuvõttes inimesed, kõik, kes siia panustavad, teevad meeletut tööd ja ma olen väga rahul, mis eelmine aasta tehti ja mis me saavutanud oleme. Ei saa nagu üldse kurta, et see on nagu, ma arvan, seda on väga raske kõigil nagu järgi teha. See on meeletu töö, mida igaüks panustab. Kas on plaan ka tuua klubi juurde uusi inimesi veel, kaasata rohkem aktiivseid vabatahtlikke? On see üks klubi sihtmärkidest? See on kindlasti üks sihtmärk, et nagu sa isegi aru saad, et alguses andsid sõrme, siis võtsid käsi, siis võtsid kõik. Et kui inimene tunneb, et ta tuleb siia, ta näeb, et tema panus on oluline ja sellest on kasu, siis ta ka jääb siia. Tihti ei saa inimesi kaasata, kui nad ei taha siin olla. Siia on tulnud inimesi juurde, on Ardo, alustanud vabatahtlikuna, hetkel on ta juba töölepinguga ja ma olen väga rahul, kuidas tema asju näeb ja aitab edasi viia. Samamoodi Inga Madisoo on sellel aastal rohkem nüüd siis juhi abina mul, aitab üritusi ja mingeid asju nagu ette valmistada. Et loodetavasti siin veel, et meil on mõned vabatahtlikud, kes tahavad ise rohkem panustada. Üleskutse on kõigile, et tule proovi. Et siin ongi üleskutse kõigile vabatahtlikele. Alles hiljuti oli postitus ka Facebookis FC Elva kodulehel, et kodumängude ettevalmistused, turniiride ettevalmistused, kõik vajavad lisakäsi. Et kui sa tunned, et sa oled valmis, tahad kas või natukenegi aidata, anna sellest märku, kirjuta, helista ja mine tea, mis edasi võib juhtuda. Et nii nagu oli, et näpu andsid, käsi võeti ja sellest võeti kogu keha ka veel tagant järgi klubisse, et kõike võib juhtuda ju. Ja ma ütlen, mis ongi nagu vabatahtlikkuse eesmärk, et see vaba tahe midagi teha ja see, kui sa midagi vabatahtlikult teed, järelikult see peab sulle meeldima. Ja kui see sulle meeldib, siis see üks hetk võib olla ka sinu leib, et mis saab olla kõige parem, et sa teed seda, mis sulle meeldib ja sa saad leivaga lauale. Et ma arvan, et see ongi õige viis elu elada. Et aga... Jah, mina saan öelda, et aitäh. Ja, väga hea presentatsioon, ilmselt kõigile vaatajatele hästi palju ütlev ja ma arvan, et kui ma ütlen selle välja, et võib meie järgi teha, ja, siis võtke sellest kinni, tehke järgi, et me teeme seda südamega, pingutame selle nimel ja tulemused on tegelikult meile kõigile näha ja katsuda ka. Aitäh. Aga aitäh, Mark. Ja me liigume edasi oma esituses siis Eniksi juurde. Ma paluks Evelini taas kord siia ette, et esitada ka mõned küsimused. Suur rõõm on meie ridades näha Eniks Eesti AS-i, Elva ettevõte, millel on nimesid olnud, kui palju, eks ole. Ja kunagi, kui ma ehitusfirmas töötasin, siis ma olen isegi seda maja ehitanud. Aga mis sellest majast järgi on? Suurt midagi, et kõik on muutunud. Aga küsimus, kuidas sai üldse teie asutusest siis jalgpalliklubi FC Elva toetaja? Meil on ka suur rõõm, ütlen kohe ära, aga tegelikult see koostöö sai alguse juba 2014 ehk siis 5 aastat tagasi. Ja nüüd tänavu me siis pikendasime taas oma koostöölepingut järgmiseks 8 aastaks. Ja meiega võttis ühendust tol ajal Marek, kes tuli meile külla, tutvustas FC Elvat natukene ning kuna meie oleme alati olnud noorte ja laste toetamise poolt ja me usume nendesse siiralt, siis me otsustasime väga kiirelt, et FC Elva on kindlasti see
organisatsioon, keda me toetada tahame. Selge. Kuidas te üldse olete rahul sellega, mis klubi teeb ja kuidas üldse klubi toimub siin Elvas? Et tegelikult, kui see allkirjastatud juba on, siis ilmselt te olete rahul, aga teiepoolne nagu selgitus. Ja ei, me oleme väga rahul, et tegelikult on väga palju lapsi ja noori, nende lapsevanemaid, kes Enixis töötavad. Et ma usun, et neile on esiteks suur abi sellest, mida meie FC Elvale pakume ja teistpidi me oleme ka osalenud päris mitmel üritusel, mis tegelikult siin ennem juba ka näha sai ka selleks aastaks. Et oleme osa võtnud siis heategevusüritusest pluss siis eelmine aasta Jalkafesti oma ettevõtte mänguga ja ma usun, et me see aasta ka kindlasti jätkame seda traditsiooni. Et te olete väga aktiivne klubi ja selles mõttes sõrmed püsti. Aitäh! Milliseid huvitavaid plaane on teil klubi tegevuses veel toetada ja kaasa tulla meiega? No kui ma nüüd vaatasin natukene seda slaidi, siis tegelikult mul paar mõtet juba tekkis, aga ma arvan, et sellest räägime Marekiga pärast omavahel ka. Selge, salajutt ei ole nagu kõige parem jutt. No kindlasti on Jalkafest üks selline suurem üritus, kus me osa tahame võtta ja võib-olla see sügisene koos Elvaga vähi vastu on ka kindlasti teema, millest me võiksime nagu arutada, sellepärast et Enix toetab ka vähiliitu ja just siin hiljaaegu terve oma töötajaskonnaga tegime lastele vapruse helmeid. Nii et ma usun, et see on kindlasti koht, kus me saaksime ka veel oma koostööd jätkata. Üks küsimus veel, et meid on juba kaasatud spordipäevadele, tervisepäevadele. Kas olete teie ka selle peale mõelnud, et üks moment koputate FC Elva ukse peale ja ütlete, et meie oleme nüüd andnud teile, nüüd on aeg teil tagasi meile anda, et tulge meile spordipäevadele või tervisepäevale midagi korraldama? Tegelikult väike mõte on küll, aga praegu ei ole veel ütleme selline täpne plaan paigas, et me oleme omakeskis veidi seda arutanud, et meie meeskonnas on olemas inimene, kes on just fokusseeritud töötajate tervise valdkonnale ja ma usun, et kui ta saab nii-öelda sellise kondikava kokku uue aasta meie töötajate tervise edenduseks, siis me kaasame kindlasti ka FC Elvat sinna. Selge, seda on jälle rõõm kuulda. Ilmselgelt kalendrist üks päev liigub siis Enixi jaoks ära. Ei ole midagi, kalendris on päevi palju ja saab teha. Aga aitäh teile nende küsimustele vastamast ja ma loodan, et kodumängudel näeme ka Enixi esindust kaasa elamas nii meestele kui naistele. Kindlasti. Aitäh! Aitäh! Me liigume edasi oma pressikonverentsil esindusmeeskonna juurde ja esimesena ma paluks enda juurde seda meest, kellel on alati suu kõrvuni. Ükskõik kui kehva see olukord ka ei ole, on ta alati rõõmus. Ja selleks ei ole ei keegi teine kui härra peatreener Veiko Haan. Tervist ka minu poolt kõigile pealtvaatajatele ja tahaks kohe ära öelda, et suur tänu Enixile, kes meid siin lahkelt võõrustab ja allkirjastas ka siis selle koostöölepingu. Aitäh teile! Veiko, möödunud esiliiga hooaeg on selja taga. Üleminekumängud, et pääseda Premium-liigasse on peetud. Seekord tuli Kuressaarele alla vanduda. Kuidas sa vaatad sellele hooajale üldse tagasi? Mis läks hästi, mis halvasti? Aga teeme nii, Veiko, et täna räägid hästi lühidalt. No, eks me seda hooaega alustasime väikese hingevärinaga, sellepärast, et üle-eelmise hooaja saime väga valusad vitsad esiliigas kätte. Läbi õnne jäime sinna püsima. Aga siis jah, 2018 hooaeg võib-olla alustasime natuke tagasihoidlikult. Aga mida hooaeg edasi, siis järjest paremaks läksid meie tulemused ja ma arvan, et meie kõige suurem tugevus oli ikkagi see, et me suutsime nagu olulistes mängudes olla stabiilsed. Et siin suve teine pool ja 1-0 ja 2-1 ja sellised olulised võidud, kus me proovisime kindlasti Rakverest mööda pääseda, et need tõidki sellele hooajale edu. Teistpidi süües kasvab isu, et oleks tahtnud kindlasti ka proovida seda meistriliiga poolt, et sellega on ka nüüd nii ja naa, et
mõned targemad inimesed ütlevad, et võib-olla olekski olnud vara sinna minna, aga ikkagi oleks tahtnud minna, aga et nii ta läks, et seekord sinna siis ei tõusnud ja peame see hooaeg siis uuesti proovima. Oled sa rahul selle eelmise hooajaga või jäi midagi kripeldama? Ikka ei kripeldama, nagu ma just enne mainisin, et oleks tahtnud ikkagi sinna Premium-liigasse jõuda. Selge. Kuidas on sujunud selle aasta ettevalmistused? Taliturniiril osalesite ja mängisite Premium-liiga klubide vastu. Et seda seletada natuke, siis pean kaugemalt alustama, et suure tõenäosusega 2019. aasta hooaeg tuleb tunduvalt raskem liiga koosseisu poolest, kui oli 2018. aasta hooaeg. Sellepärast, et tundub, et liiga tase on tunduvalt ühtlasem ja sellest lähtuvalt siis sai ka selline otsus vastu võetud, et kuna meil oli võimalus taliturniiril mängida Premium-liiga võistkondade vastu, siis et seal osaleda. Sellest lähtuvalt olid mängud kõik rasked, ühtegi võitu me ei saanud, aga saime siis harjutada kõrgema tempoga ja kõrgema tasemega võistkondade vastu. Ja seda kõike lähtuvalt sellest, et see hooaeg siis tulebki olettavasti natuke raskem. Või tuleb sellel hooajal siis esiliigaga hüvasti jätta ja astuda meistriliigasse? Optimistlikumad prognoosid muidugi lubavad seda, aga pessimistlikumad prognoosid muidugi näitavad jälle vastupidi suunda, nii et eks me anname endast parima, et seda kõike saavutada. Natuke oleme taktikaliselt proovinud ennast muuta, enda mänguplaani. Natuke on koosseisu muudatusi, aga suures plaanis oleme ikkagi jäänud sama kaadri juurde ja proovime endast maksimumi. Kas esindusmeeskonnaga on liitunud uusi mängijaid või meile vanu tuttavaid mängijaid juba? See on nii ja naa nüüd, et FC Elva inimesed teavad kõiki neid mängijaid, kes on liitunud, õigemini FC Elvaga tuttavad inimesed. Noortest on 2 koondise kandidaati, Andres Kiivit ja Jasper Eilson saavad enda esimesed tulerised siin ära proovida ja meie endine kasvandik Markus Lokk, kes on ka praegu siin, on käinud praktiseerimas siin tugevamate võistkondade juures, Levadia ja Tammeka juures ja nüüd on leidnud, et siis tahtnud siia kodumaale tagasi tulla, et tema on kindlasti suureks jõuks meile väljaku peal abiks. On lahkujaid esindusmeeskonnast, vigastusega kimpus olevaid, kes ei pääse? Lahkujad kõigepealt Andris Altsar, kes läks Inglismaale ülikooli jalgpallitreeneriks õppima ja siis on veel Hans-Hendrik Karro, kes läks siis majandustaani õppima. Eelmise hooaja päris suurt raskust kandsid 2 mängijat, Raido Kuus ja Rando Kuus, aga nendel on vana vigastus, siis põlvevigastus praegust segab kindlasti jalgpalli mängimist, et kas nad see hooaeg üldse hakkavad mängima, seda ei oska öelda. See on nagu mängijate poole pealt. Treenerite poole pealt loodame siin hoida Ardol Väral natukene rohkem siis, kuidas ma siis väljendan ennast, natist kinni, et ta ei käiks nii palju ära meie juures, püsiks ilusti meie lähedal ja aitaks meid enda nõu ja jõuga. Ja samamoodi Markus Lokki proovime ära kasutada mänguanalüüside tegemisel, et just tema hakkab nagu analüüsima vastasvõistkondade tegevust, et tuleb ka peatreeneril selle poole pealt appi. Mõned päevad tagasi toimus Jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku poolt loosimine Eva Tipneri karikasarjas. Te olete 8 parema hulgas hetkel ja nüüd vastane täpselt see, keda me tahtsime, ootasime. Jotka Tabasalu, seekord kahjuks ikkagi mäng jälle võõrsil. Mida see sinule ja meeskonnale tähendab, et te olete 8 hulgas ja nüüd Tabasaluga mängite? See kuidagi on läinud nii sujuvalt ja niimoodi ilma eriliste nagu emotsioonideta siiamaani, et me oleme sinna 8 hulka jõudnud, sellepärast et loosi õnn on meid nagu ka seekord ikkagi väga hästi hoidnud. Ei ole pidanud väga tugevate vastastega mängima.
väike tõrvatilk selles suhtes on see, et kõik mängud oleme pidanud mängima võõrsil, nagu ka seekord. Et jah, väga meeldiv on teha FCL ajalugu, aga kui vaadata konteksti, siis me ei ole nagu midagi ennast ületavat teinud, et me oleme teinud just seda, mida pidime tegema ja mida meilt oodati. Mis puutub nüüd seda tulevat mängu Tabasaluga, siis vaieldamatult on see siiani karikamängu mängudest on see meil kõige raskem selles tsüklis. Et neid ei saa kindlasti alahinnata, kuigi nad on meist nagu aasta allpool. Ja veel eelkõige sellepärast, et me mängime võõrsil ja Tabasalu peaks olema üks Eesti suurema toetajaskonnaga võistkond üldse, et kindlasti seal saab meil raske olema. Aga selles suhtes ei ole hinnaalandustki, et lähme maksimumi võtma ja tahame veel kord FCL ajalugu teha, et jõuda siis ka poolfinaali. Üks küsimus veel, Veiko. Kes on võistkonna kapten aastal 2019 ja kui kaptenit ei ole, kes teda asendab? Ma arvan, et siin ei ole nagu küsimustki, et kaptenina jätkab meie raudvara Jürgen Kuresoo ja kui teda ei ole, siis teine raudvara Veiko Kütt. Natukene vassisin, et see on viimane küsimus. Oskad sina öelda, kaua Veiko Kütt veel mängib? Veiko Kütt ise on öelnud, et tema ei lähe enne kuskile, kui fännid ära kaovad. Aga need fänne tuleb järjest juurde, et mis sa ise prognoosid, kaua Veiko Kütt jätkab? Pakun, et 10 aastat veel. Aga see ei tähenda seda, et ta mängib esinduses 10 aastat. Et kuna tema nagu sportlikud võimed ja kehalised võimed ja tahtmine ja kõik sellised asjad on nagu ja eeldused on looduse poolt antud väga suurepärased, siis ma usun jah, et ta võib 10 aastat veel vabalt jalgpalli mängida. Kaua ta esinduses mängib, see sõltub pigem mitte temast niivõrd kui sellest, et kuidas meil on noorte järelkasv. Et praegust kindlasti on meil Nathan Siimandamm, kes konkureerib tema koha peale ja ma tean, et sealt noorematest poistest ka tuleb nagu mängijad peale. Sellisele teele me siiamaani pole veel läinud, et me kuskilt mujalt väga mängijaid juurde tooksime, et ikkagi jah, nii kaua peab ta pingutama, kuni siis järelkasv võtab tema koha ära. Klubis on siis kõik KTM-id, peaaegu, klubis treenitud mängijad. Vot ma ei oska sulle nüüd praegust öelda, et võib-olla Veiko Maidla ei ole, aga tema on ka juba meiega koos olnud, ma pakun nüüd 4 või 5 aastat. Et jah, et ülejäänud mängijad on küll kõik KTM-id. Aitäh, Veiko! Selget mõistust, kindlat meelt sulle meeskonna juhendamisel ja ära seda naeratust siis kusagile jäta. Ja ma pean sulle, Veiko, endiselt ütlema, et ma ei lähe veel klubi juures mitte kuskile, ma ei kahetse, et ma siia tulin. Alati, kui ma Veikot näen, Veiko oli see mees, kes küsis minu käest, kas sa kahetsed, et sa siia klubisse tulid. Ei, ma veel ei kahetse. No me pingutame selle nimel, et sa ei läheks siit ära. Aitäh, Veiko! Aitäh! Me võtame endale siia vestluspartneriks nüüd abitreeneri, füsioterapeudi Ardo Vära. Ardo, palun, tule liitu meiega. Jah, rõõm siin olla, tervist ka kõigile vaatajatele. Ardo, sina oled klubi pesamuna, võib nii öelda. Äsja liitunud klubiga. Ja kui kergelt see otsus sul tuli või kuidas see asi üldse sündis, et sa klubisse otsustasid siis nüüd ennast anda? Nüüd selle pesamuna tiitliga ma ei teagi, et kas ma päris nõustuda saan, et tegelikult minust selles mõttes hiljem on näiteks tulnud ka esindusmängija Markus Lokk. Et tegelikult mina siis klubi juures juba äkki 2. aprillil tegelikult, ma mäletan 2017. aastal tegelikult siis nii-öelda tulin ma klubi juurde, toona siis küll ka jah, vabatahtlikuna, aga nüüd siis juba sellest peaaegu 2 aastat möödas, kuidas ma jõudsin klubi juurde nii-öelda siis nüüd ametlikult tööle,
see on olnud selline pikk ja huvitav ja selline omamoodi lonkav protsess, et algselt ma tulin tegelikult siis appi selle mõttega, et anda natukene võib-olla mängijatele lihtsalt nõu, kes on siis vigastustega kimpus. Ja peamiselt oli minu roll siis selline, et käia kaasas mängudel, olla nii-öelda see meedik seal, meedik-füsioterapeut, aga see järjest rohkem see minu roll tegelikult on nagu kasvanud, et siis ma mingi hetk juba hakkasin järjest rohkem käima ka treeningutel, vaatama mingeid asju, andma natukene võib-olla peatreenerile mingeid nõu, mõtteid, et kuidas me võib-olla mingeid harjutusi asju võiks natuke teistmoodi teha, mida trenni nii-öelda ülesehituses muuta. Siis tulid sinna juurde tegelikult juba veel ka nii-öelda klubi nooremad mängijad erinevate probleemide ja muredega pöördusid minu juurde, et see on niimoodi järjest kasvanud. Ja vahepeal siin seoses kooli lõpetamise ja erinevate praktikal käimistega siis olen, ütleme eelmisel hooajal ka, et olin klubi juures vahepeal ja siis jälle ei olnud ja tegelikult sellest nii-öelda märgi panin maha, aga tegelikult siis minu viimane ärakäimine sügisel, et kui ma augustikuus läksin ära ja tulin tagasi oktoobris, siis oli esinduse trennis alles, ütleme 20 mängijast 10. Küsisin ka, et kus ülejäänud mehed siis on, et kas keegi ei viitsi enam trennis käia ja siis teised ütlesid, et sellel mehel on see vigastus ja sellel on see vigastus ja need on omadega sellega kimpus, et ühesõnaga, et see hooaja lõpp nagu kärises natukene selle koha pealt. Ja uuel aastal siis ongi meie nii-öelda eesmärk ja võib-olla plaan panna natuke rohkem rõhku sellele, et meil mängijad võib-olla luua siis mingi selline süsteem, millega me siis loodame, et meil mängijad püsivad ka hooaja lõpus, kui juba ütleme siis 2/3 hooajast on mängitud, püsivad terved ja tugevamad nii-öelda on paremas vormis ja loodetavasti see siis ka õnnestub. Aga klubi juurde tulek tegelikult ei olnud midagi rasket selles mõttes, et tegelikult Elva on siis nii-öelda ikkagi minu kodulinn, FC Elva juba ammust aega minu koduklubi, et olen, ma arvan, juba aastaid 5, 6, 7 võib-olla isegi käinud staadionil ikkagi kodumänge regulaarselt vaatamas ja nüüd olla klubi juures nagu nii-öelda tööl ka on nagu kuidagi nende asjade tegelik selline loogiline järg. Kui palju oli eelmisel hooajal sinu jaoks selliseid tõsiseid traumasid, õnnetusi esindusmeeskonna mängijatega ja mis panid sind mõtlema seda asja teistmoodi teha? Ütleme, tõsisemad traumad, kui me nii võtame, siis tegelikult olidki, ma arvan, meie kaksikutest mängijad Rando Raidoga, et nemad siis varasemalt juba olid tegelikult läbi teinud põlve eesmise ristatisideme vigastuse ja sellele järgneva operatsiooni ja pika taastusravi ja olid siis tegelikult nii-öelda jalgpalli tulnud tagasi. Ühel oli siis selleks ajaks möödas juba kuskil 4 aastat sellest vigastusest, teisel täitumas kohe 2 aasta ja seoses nendega ma tegin ka oma kooli tegelikult lõputööd. Et nemad olid ka, ma arvan, sellised kõige raskema käiguga mängijad ja tol hetkel olid nad mõlemad, ütleme nii, et 99% mängukõlblikud. Tänasel päeval, nagu ka peatreener Veiko Han ütles, siis on nende kohal suured küsimärgid. Ehk siis nendega, ma arvan, oligi kõige raskem, et tahaks, et teistega siis sellist teed keegi enam läbi käima ei peaks, et vähemalt nii tõsist vigastust. Eks meil selliseid väiksemaid nikastusi, hüppeliigese väänamisi, need on paratamatud osad jalgpallist, neid ikka tuleb ette. Aga et üritame siis seda tõsisemate vigastuste tekke võimalust võimalikult madalal hoida. Millega sa hetkel klubis siis tegeled? Sa oled abitreener esindusmeeskonna juures, oled füsioterapeut ja kui palju sa kulutad enda aega siis ettevalmistuseks esindusmeeskonna jaoks ja minu teada oled sa ka teiste vanuserühmade juures abis? Ja, et tegelikult selle hooaja nii-öelda siis ettevalmistus minu jaoks algas tegelikult nagu ka eelmise hooaja ettevalmistus võib-olla sel aastal siis natuke veel põhjalikumalt ja pikemalt ja rohkem, et olid meil siis nii-öelda algselt jõusaalitrennid, algselt 2 korda nädalas, nüüd veel praegu terve märtsikuuga 1 kord nädalas. Ehk siis see nii-öelda füüsiline ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud suuresti minu kanda. Ja nüüd siis ka tegelikult üritan kohal olla peaaegu igas trennis ja trennis nii-öelda siis võib-olla rõhku panna ka selline natukene spetsiifilisemale ja
võib-olla süstematiseeritumale soojendusprogrammile ja samuti siis on tegelikult minu kanda ka ütleme selline lihashooldus mängijatele peale siis ütleme mänge just eriti nüüd, kui hooaeg pihta hakkab. Ja noorte töös siis ütleme ka selline vigastuste ennetamine ja kõik selline teadmine, mis sinna juurde käib. Kui suurelt sina mõtled algavale hooajale ja oled sa valmis selleks hooajaks? Jah, selles mõttes ei valmis ikka, et mõtleme ikka suurelt nagu me kõik, et lähme ikkagi selles mõttes igat mängu võitma ja vähemalt kõva lahingut andma. Ja eks siis näeb, et mingit prognoose panna tõesti nagu ka peatreener ütles, et sel hooajal on see liiga koosseis ka natukene teine, ilmselt natukene tugevam, samas ühtlasem. Ehk siis praegu nagu põhjapanevaid ennustusi, prognoose ma ei hakkaks panema, et vaatame mängu haavalt, kuidas meil minema hakkab, aga me oleme valmis. Oled sa võtnud endale plaaniks kogu see hooaeg olla esindusmeeskonna ja peatreeneri kõrval? Jah, et siinkohal ilmselt suvel ikkagi mingi aeg tuleb natukene aega olla taaskord eemal, aga selleks ajaks üritame siis tegelikult nii palju hetkel tööd teha, et meil teatud süsteemid saaks paika, et peatreeneril oleks lihtsam, oleks teada, kuidas mingeid asju teha, aga siis, kui mind iga kord tema kõrval ei ole. Ja loodan leida ka endale siis selleks ajaks veel võib-olla sellise asendaja, kes oskaks mitte küll sama hästi kui mina, aga vähemalt kuidagi moodi siis olla peatreenerile sellel hetkel abiks. Selge. Me loodame sind näha igal kodumängul ja loodame, et sinu panus meeskonna jaoks on olnud piisav ja meeskond annab sulle sellest mänguga märku. Jah, aitäh, et esimene jõuproov siis juba tegelikult nüüd neljapäeval Tartus Velko vastu, nii et elame-näeme, aitäh! Aitäh! Ja nüüd tuleb meie juurde üks selline särav mängija, keda väljakul märgatakse pea iga mäng, Martin Tomson. Oled oodatud siis liituma. Nii nagu ma ütlesin, et Martin, sa oled üks hooaja silmapaistvamaid mängijaid. Juba oma pikkuse pärast, oma võitlusvaimu poolest. Kuidas sina rahule jäid selle eelmise hooajaga? Eelmise hooaega võib kindlasti rahul olla, et isegi ilmselt paljudele üllatuseks suutsime võidelda välja meistriliiga üleminekumängude koha. Et oli väga põnev hooaeg. Iga mäng ei sujunud päris nii nagu lootsime, aga andsime alati endast parima ja ise ka kui väljakul olin, siis üritasin ikka võidelda kogu hingest. Et see ilmselt tõi ka meile selle lõpptulemuse. Kui palju sa olid eelmine hooaeg kippus vigastustega? Teada on siin kodumängudel võitlesid sellise hingega, et üritasid Nike Arenal siis seda väravaposti kõveraks saada oma peaga. Jah, ühe värava. Võit sealt tuli. Kui palju sul oli vigastusi ja kuidas sa nendele vaatasid sellel hetkel? Jah, Ardo on selles mõttes head tööd teinud, et otseselt mul suuri vigastusi ei olnud, et ühe värava, mis ma lõin, siis ma sinna pea ees maha kukkusin ja ise aru ei saanud, kas pall läks sisse või mis toimub, aga siis tuleb meelde veel, et üks varvalu murd oli ka, aga seda ma ka esialgu ei pannud tähele, et käisin nädal aega trennis, ikka varvas väga kõvasti valutas, aga siis otsustasin mängul, et võtan valuvaigistid sisse ja seal õnnestus ka veel isegi Nõmme Kalju vastu viimastel minutitel penaltist viigivärav lüüa, aga hommikul läksin traumapunktis, öeldi, et siin on varvalu murd, et miks ta varem ei ole tulnud ja siis tuli paar nädalat vist trennist eemal olla, aga muidu küll üritan ikkagi iga hinna eest terve püsida ja kui vähegi võimalik, siis platsile joosta. No ütleme nii, et tüüpiline meesterahvas, eks ole, vigastus on, aga mängida tuleb. Kuidas sa jätad oma meeskonna hätta? Martin, sind pärjati FC Elva auhinnagalal esindusmeeskonna parima areneja tiitliga. Mida see sinu jaoks tähendas? See oli kindlasti suur üllatus, suur au, et väga tore, et on märgatud ja arendajana mind siis tunnustatud. Et teen ikka trennis kõvasti, näen vaeva ja see siis tore, kui sellised tunnustused tulevad. Õige.
millised on väljavaated algavaks hooajaks ja kas plaanid sama osavalt väravaid lüüa ja jahtida või on sul mõned salanipid varuks? No väravate löömine just esimene prioriteet ei ole, et peaasi, et võistkond ikkagi mängud võidaks ja kaitseülesanne peaks olema siis taga nulli hoida, et see võiks olla eesmärgiks, et nullimänge oleks meil rohkem kui eelmisel aastal. Et võib-olla oligi eelmise aasta suurimaks mureks, et mõnikord me nagu lagunesime ära, et tuli selliseid mänge, kus me lasime isegi üle 5 värava endal lüüa, et kaitsjana see ei ole kindlasti hea tunne, et eesmärk oleks võib-olla leida selline stabiilsus, et me oleme saanud siin teha nüüd häid mänge enne hooaja algust, et nüüd uuel hooajal esiliigas siis mitte lasta endale siis nii-öelda suureskoorilisi kas siis kaotusi või mänge, et proovime hoida taga platsi puhtana. Oskad sa tagasi vaadata ja öelda, milline oli kodumängudest kõige pöörasem sinu jaoks? Nii ilmastiku, publiku, ükskõik mille? Eks iga mäng on kindlasti eriline, et selles mõttes aasta on nii pikk, et seal oli palju erinevaid. Alustasime lumega esimestel mängudel, siis saime suvekuumustes seal lahinguid pidada. Aga võib-olla kõige erilisem mäng oli see, kus me viimasel minutil selle võidu saime, et suutsime, mind ise tegelikult seal mängul ei olnud, aga nii palju, kui ma sellest kuulsin, siis Nõmme Kalju vastu suutsime juhtida ja siis jälle nad järgi lasta ja siis viimasel sekundil ikkagi võidu võtta, et sellised emotsioonid, kus täiesti viimasel hetkel mäng võita, et need on kindlasti, ma arvan, kõige meeldejäävamad. On sul meeles, olid sa ise mängul 20. august, kui meeletu paduvihm oli, kui teine poolaeg 45 minutit järjest sadas vihma. Kuidas sinu jaoks see mäng oli? Jah, nüüd tuleb meelde selle Vaadia mäng, et see ei olnud ka kõige toredam, et seal meil ka lõpuks lasime vist endale lüüa natuke rohkem väravaid, kui oleks pidanud, et tegelikult vihmas nagu jalgpalli mängida on äge, mulle meeldib, aga eks kõike tuleb, iga ekstreemse ilmaga ei ole, see ilm ei ole asi, mille peale tahab peitu pugeda. Martin, hetkel sa veel tegeled aktiivselt õppimisega. Kuidas sa jõuad õppida, töötada, treenida? Kus kohast sa selle aja võtad? Seda ma endalt ka vahepeal küsin, et see on nagu päris raske. Täna hommikul oligi mul just eksami tähtaeg, et ma jõudsin kell 12, saatsin ära Taani kooli oma eksami, samal ajal olin tööl ja sealt tulin otse siia ja nüüd lähen tagasi tööle ja siis trenni. Et päevad lähevadki nii kiiresti, et kõik on hommikust kuni magama minekuni nii sisustatud, et ühtegi vaba hetke nagu ei leia. Aga kui on endal piisavalt tahtmist, siis saab kõigega hakkama, et ma olen selles mõttes rahul, et kohe kui mul on mõni vabam päev, siis ma tunnen juba, et kuidagi tahaks seda aega kasutada, et ei oska nagu paigal seista või lihtsalt olla, et üritan leida kohe mingit tegevust. Et selles mõttes, kui noor olla, siis tuleb ikka nii, kus jõuad kõigega tegeleda. Selge, Martin, sa tegid praegu väga saatusliku ütluse, et kui sul on vaba päev, sa tahad midagi teha. Martin, mul on su telefoninumber olemas, alati Nike Arenal on midagi teha, ma saan helistada, sind appi kutsuda. Et sellised laused minule meeldivad ja kõrvad mul nii suured ei ole, aga sinna kõrvade taha mahub mul asju ja mul jääb meelde ka. Et ma loodan, kaua sul veel õppida on? No nüüd talvel tegelikult saabki läbi, et ma kevadeni on nüüd 6. semester, kestab lõpevad loengud ja siis sügisest hakkab praktika, et siis ma peangi mõtlema, kus ja mis ma täpselt teen, aga ikka jään siia kanti, et ära ma kuhugi plaanis ei ole minemas. Ja siis vaatab edasi, et jaanuarikuuks peakski olema siis kool läbi. Üks küsimus veel, mis numbri all sellel aastal mängid? Number 16 on nüüd mõneks viimaseks aastaks minule usaldatud ja seda ma siis ka kannan uhkelt oma selja. 16 number ja 16 väravat. Jah, 16 võiksin lüüa ja meile võiks terve hooajaga võib-olla 16 vastased lüüa, siis võib isegi rahul olla. Selge, Martin, see läheb kõik salvestusse ja peame seda meeles. Aitäh sulle, Martin! Jah. Ja esindusmeeskonna juures liigume edasi. Meiega on liitunud staažikas, endine mängija Markus Lokk.
tere, Markus! tere ka minu poolt kõigile! Mina kuulsin, et Markus Lokk tahab Elvasse tulla ja mõtlesin, kes see mees on. Alati koht, kus saad kõike vaadata, on jalgpalliliit. Võtsin pildi lahti, vaatasin seda meest, mõtlesin, et huvitav, mida ta oskab ja kui vapper ta on. Selle loo ajal me saame teada. Markus, sa olid vahepeal klubist kaugemal. Mis klubides sa siis mängisid? Vahepeal liikusingi Elvast Tallinnasse nii siis kooli kui siis ka Levadia võistkonda ning Levadiast edasi siis eelmisel aastal Tammekasse ning nüüd siis tagasi Elvasse. Et siis alati on koht, kuhu tagasi tulla, on kodu, et FC Elva. Mis andis sulle tõuke siia tagasi tulla ja liituda esindusvõistkonnaga? Tõuke võib-olla kõik sellised asjad kokku, nii siis suhtlus nii Mareki kui peatreeneriga ning siis tuleviku väljavaateid arvestades siis see on nagu koht, kus mul on hea uuesti alustada enda jaoks. Oli sõprusmäng Viljandi tulevikuga ja seda rõõmu tuli ka sinu poolt esimene värav. Jah, esimene värav esindusmeeskonna puhul. Hetkeks olid sa kohkunud, aga siis hakkasid tähistama seda, kui tähtis on sinu jaoks üldse värava löömine ja meeskonna aitamine? Ma ütleks, et meeskonna aitamine on minu jaoks tähtsam, ehk siis ma olen pigem selline mängija, kes söödaks meeskonnakaaslane, kes saaks siis ise värava lüüa, aga kui endal ka tuleb, siis alati on hea meel, aga ikkagi kõige tähtsam on võistkonna aitamine. Peatreener puudutas siin kergelt ka sinu tegevust, aga milline on sinu panus siis klubi juures ja millega sa tegeled? Minu panus siis klubi juures sellel aastal on siis lisaks mängimisele annan ma nõogrupile trenne, siis eritrenne tehnikaalaseid ning siis aitan peatreeneril mängu analüüsida ja siis, eks siis kui on midagi veel, siis küll seda näeb. Nõogrupis on sul lapsed? Jah. Kuidas sulle lastega koostöö sujub? Ma olen praegu tegelenud sellega 6 aega ja ma ütleks, et hetkel sujub hästi, et on tore. No lapsed on meie tulevik, neid tuleb hoida ja küll ta sujuma hakkab. Kuidas vaatad algavale hooajale vastu ja millised on sinu ootused ja lootused? Nagu peatreener ütles, siis tahaks tõusta kõrgemale, et need on kindlasti see maksimum eesmärk, aga tähtis on inimestele, kes tulevad meid vaatama siis koduväljakule või siis ka võõrsil mängudele toetama, et neile pakkuda elamust ja siis see ühine pingutus ja Elva siis nii väikse koha rohkem kaardile tõstmine siis jalgpallimaastikul ka. Eelnevad mängijad on siin ütlenud, et nemad annavad endast kõik mängus, et olla kõrges mängus. Sina samamoodi? Annan ka mina. Selge. Üks küsimus veel. Mis numbri all mängid sellel aastal? Peatreeneri sunnitud numbri all siis number 11. Tegelikult ma olen selle numbriga ma Elvast lahkusin, et nüüd ma siis olen selle numbri all tagasi. 11 all mängis siis Raido Kuus meil, jah. Et siin pidevalt arutatigi, et kumb on Raido ja kumb on Rando. Siis minu jaoks oli väga lihtne. Raido I-täht on sees, tähendab 11, Rando number 5 ja tegelikult 11-st 5 lahutada tulebki 6 välja. Et siin oli juba Sokkerneti meeste tähelepanek selline. Aga Markus, ma loodan sind näha igal kodumängul. Anna endast see, mis sul on ja natukene rohkemgi veel ja ära vigastusega kimpu. Satu. Aitäh sulle, Markus. Ja me liigume edasi esindusnaiskonna poole. Pidevalt räägitakse, et jalgpall ei ole tüdrukute mäng, naiste mäng. On. See on ja see jääb. Aga esindusnaiskonna poole pealt ma kutsun kõigepealt enda juurde siis härra peatreeneri, kes on selleks aastaks vahetunud naiskonna juures.
Deniss Samoilov, palun tule ja vestleme natukene sinuga. Tere, Deniss! Tere, tere! Sellest hooajast võtsid vastu hoopis teistsuguse väljakutse enda jaoks. Otsustasid, et võtad esindusnaiskonna enda õlgadele ja kannad neid läbi terve hooaja. Kust tuli selline mõte? No see otsus sündis tegelikult juba eelmisel aastal, kui erinevatel asjaoludel selgus, et Jürgen Kuresoo ei saa jätkata naiskonna peatreenerina. Ja kuna minul on alati olnud soov juhendada ka meeskonda või naiskonda suuremal väljakul, siis võtsin sellest võimalusest kinni. Ja nii ma siin olen. Mis saab või sai Jürgen Kuresoost siis nüüd edasi? Jätkab ta sinu kõrval abitreenerina või on ta liitunud teiste tegevustega klubi juures? Jürgen kindlasti jätkab abitreenerina minu kõrval. Ta on ise väga valmis mind aitama alati nii nõu ja jõuga. Ja ega ta kuskile tegelikult ära ka, eks ta ikkagi aitab nii mind kui ka naiskonda. Kuidas on sujunud naiskonnal hooaja ettevalmistus? Naiskonnamäng ei ole ka enam mägede taga, juba kuu lõpus tuleb esimene mäng pidada. Ütleme nii, et nii ja naa, et treeningutel suhtumisega on tüdrukud pigem positiivselt silma paistnud, väga tublid on. Aga nüüd, kuna mitmed mängijad on eelmise hooaja lõppedes siis jalgpalliga siis lõpetanud või siis pooleli jätnud, siis koosseisuga on natukene probleeme. See koosseis on natukene hõre. Aga muidu üldiselt pigem on hästi sujunud hooaja ettevalmistus. Kas väljaku peal näeme ikka ühte-teist naist mängimas? Ikka. See on hea. Siis ei saa öelda, et õre oleks siis, kui oleks 10 juba. Kas on klubisse juurde tulnud? Ütlesid sa siin, et on pigem ära läinud, on uusi tüdrukuid tulnud? Juurde pigem on juurde tulnud ainult altpoolt nooremad mängijad, kes siis sel hooajal liituvad naiskonnaga, on Kelly Haasma ja Kaia-Liisa Šerbakov. Ja hetke seisuga rohkem uusi nägusid ei ole. Pigem on see võistkond ikka jäänud, see tuumik on jäänud samaks. Kas on ka vigastusega kimpus olevaid mängijaid praegusel hetkel? Kahjuks küll. Eleri Pastak ja Karina Kumpus on need 2 mängijad, kes oleksid kindlasti olulised lülid meil võistkonnas, aga paraku peavad, ma ei oska veel öelda, kui kaua võib olla terve hooaeg on väljas. Kahjuks võib-olla neid ei ole sel hooajal väljakul näha. No see oli hea. Võib-olla, ei ole näha. Ei oska kindlalt öelda. Siin on võib-olla Ardole väljakutse, et võib-olla vajavad ka naised natukene abi, et Ardo ära häbene minna ja pakkuda oma abi ka esindusnaiskonnale. Kõik me oleme ühes koos. Kes on hooajal kapten ja kes teda asendab? Nagu ka esindusmeeskonnal, siis naiskonna puhul ei olnud kahtlust. Kapten on võistkonna kõva liider Eneli Õigus ja abikaptenina jätkab meil Kaisa-Liina. Et siis Kaisa-Liina Keps on endiselt naiskonna juures. Siin ta vahepeal ähvardas küll, et läheb ära kaugele õppima, aga no kui sa oled jalgpallile tegelikult näpu andnud, siis ei saa sa sinna ka kaugemale minna, sa pead siin juures olema. Deniss, sa oled ise esindusmeeskonna mängija, teinud päris huvitava hooaja selles suhtes, et lihtsalt võtsid kätte ja käisid sõjaväes vahepeal.
siis aeg-ajalt käisid jälle mängudel, nüüd oled sa nagu täielikult tagasi. Mis numbri ajal sina algaval hooajal mängid esindusmeeskonnas? 15. 15, 15, 16, 11 on olemas mängijad. Ma loodan, Deniss, et hooaeg sujub sulle tõrgeteta ja asi saab positiivselt lahendatud. Aitäh sulle, Deniss! Aitäh! Ja ma paluks siis enda juurde särava mängija, tüdruk, kes alati väljakule minnes, mina ei ole teda kordagi kurjana veel näinud. Daniela, palun. Tere! Daniela, kui sa oled väljakul, siis kõigil pealtvaatajatel on nägu nalja täis. Daniela on väljakul, särab, teeb tööd. Kuidas sa leidsid tee see jalgpalli juurde? Ma arvan, et vanema õe kaudu, et ma läksin ükskord talle staadionile midagi viima, kui ta seal lastelaagris oli ja siis tollel ajal veel oli Veiko Haan vist tüdrukute treener, kes ütles, et aga Daniela, tule ka trenni, helistas vanematele ja siis isa ütleski, et teisipäeval mine trenni siis Annabeli ja Simonaga, et sugulastega, kes juba ka mängisid. Ja nii see läks. Et sina oled siis jõudnud nüüd esindusnaiskonda ja küll eelmisel hooajal natukene kuuvarjutusena oli siin näha väljakul. Olid sa vigastusega kimpus või võtab tõesti kool? Tervisega oli nagu praegugi natuke, et tihti jäin haigeks ja jah, kooli kõrvalt läks ka raskeks, et siis jäin kõrvale, et mõtlesin, et lõpetan täitsa ära, aga ikka ei suuda, et jalgpall tõmbab tagasi ja loodan, et see hooaeg on rohkem eelmine aasta. Käisid sa ikkagi mänge vaatamas ja olid sa kursis. Kui sa nüüd vaatad tagasi möödunud hooajale, siis kuidas sa oled rahul sellega ja tüdrukute esitusega? Tüdrukud olid tublid, aga eks me ikka kõik lootsime, et läheb natuke paremini. Et meil oli tihti probleemi sellega, et me ei saanud võistkonda kokku ja ma arvan, et sealt see 6. koht tuli ka, et oleks saanud paremini minna, aga tublid olime ikka nagu üleminekumängudele ei näinud. Püsime jäime. Kuidas oled sa nüüd ise? Sa oled ütlenud, et sa oled nagu valmis hooajaks. Oled sa valmis hooajaks ja panustama endast nüüd selle eelmise hooaja puudujäägi ka sellel hooajal? Jah, ma tahan võtta ennast kokku ja veel rohkem panustada ja proovida. Et ma loodan, et see aasta läheb veel paremini. Auhinnagalal lipsas läbi ka slaid, kus olid sa peal, et sind on märgatud Eesti koondises, noortekoondises. Kuidas sellega asjad? Samamoodi, et eelmise aasta alguses kutsuti. Alguses oli kõik väga hästi, sain kohal käia ilusti, aga siis kooli kõrvalt enam jälle jõudnud siis viimastele treeningutele ja ma arvan, et selle taha see kinni jäigi, et rohkem ei ole kutsutud. Aga kui tuleb uuesti kutse? Siis ma arvan, et eks ma ikka lähen. Ja teed hooaja lõpuni seal? Nendega täielikult kaasa? Nii kuidas saan, nii teen. Selge. Ilmselgelt kool röövib hästi palju aega ära, aga treeningud on õhtuti. Kool on ka õhtuni välja muidugi, aga olen sind näinud ikkagi ka treeningutes, et ei ole sa kuskile kadunud ja nii nagu varasemaltki tüdrukud on ütlenud, et ma mõtlesin, ma lõpetan ära, aga ma ei suuda seda. Ei saagi suuta seda teha, kui sul on hinges jalgpall. Daniel, mis numbri all sa mängid sellel aastal? Number 29. Number 29. Kas teeme panused? Daniela särgi number 29. 29 mängu just. Ma just tahtsin selleni jõuda, et 29 mängu teed. Palju naiskonnal üldse mänge on? Deniss, palju on? 20. 9 mängu tuleb sul siis mujal mängida ja mida kõike. Aga Daniela, me loodame sind näha mängudel, samas ärasilmsena. Ära lase seda latti alla. Sa oled suuteline palju enamaks
kui tegelikult sinust välja paistab ja naiskonnal on sind vaja. Aitäh sulle, Daniel! Ja viimaseks intervjueeritavaks on siis naiskonna abikapten Kaisa-Liina. Tere, Kaisa-Liina! Sa oled üks äraütlemata visavõtja väljakul. Sa ei jäta vastastele nii kergelt palli. Sa oled nagu üks tulesäde tegelikult, mis liigub ühelt väljakult teise peale. Kui ma tean, et sa mängid vasakul, siis üks moment ma vaatan, sa oled juba paremal. Vähe on jah selliseid olukordi, kus vastane on suutnud sind üllatada. Eelmine hooaeg on selja taga. Olid isegi mängudes kaptenina sees mitmel korral. See ei olnud summagi kerge teie jaoks tegelikult. Mäletan eelmise aasta pressikonverentsil võistkonna kapten Eneli Õigus ütles, et üle-eelmine hooaeg olime 5. kohal. Sellel aastal tahaks saada midagi enamat. Aga mis juhtus? Mitte midagi juhtunud tegelikult. Püsima jäite esiliigasse, aga pinge oli üleval. Kuidas sa vaatad tagasi sellele hooajale? Mis läks valesti? No kõigepealt peaks ütlema, et oli kõvasti raskem hooaeg minu meelest, kui oli siis 2017 aastal. Ja isegi ei tea, mis läks nagu valesti. Võib-olla andiski oma osa see, et meil ei olnud nagu mängijaid nii palju kogu aeg võtta, et oli treener pidi kogu aeg eraldi kirjutama mängijatele, et palun tule mängule, meil on siin vaja, et meil ei ole mängijaid koos lihtsalt ja käisime tihti näiteks ka Kuressaares mängudel niimoodi, et õues oli 30 kraadi sooja, me lähme, meid oli 11 inimest ainult, kõik said täis mängu siis ja eks see võttis päris läbi ja sealt tuli ka kindlasti palju selliseid eksimusi meie poolt ja kus nagu, mille vastased ära karistasid kohe. Et siin vaadates mul tuleb meelde selle aasta Indoor Cup, tegelikult eelmise aasta Indoor Cup, kus sul natukene kehvasti läks, astusid palli peale ja tuli luumurd. Kuidas sa oled sellest vigastusest taastunud? Kas see on ajalugu? Päris nii ei saa öelda, et mul oli alles põletik selles samas käes, et tõenäoliselt sellest sama luumurru pärast. Et kõik ei saa veel päris nii teha, nagu tahaks selle vasaku käega, aga üldiselt suuri takistusi ei ole, et mängida saan ja see käsi kindlasti takistuseks ei saa. Selge. Nii nagu ma ennist ütlesin, et sa lõpetasid ühe kooli osa ära ja plaan oli sul tegelikult minna Elvast kordades kaugemale. Sinuga vesteldes oli näha sinu pilgus, et tegelikult sa ei taha minna kuskile, sa tahad jääda. Kust sündis see otsus tegelikult, et ikkagi sa jääd siia klubi juurde ja sa ei lähe Elvast kaugemale kooli? Raske öelda, eks see ikkagi suur osa on selles, et ma otsustasin, et Tartu Ülikoolis on siis minule sobivam eriala, kui seda oli teetöös, kuhu ma alguses plaanisin minna. Ja siis nagu tuli sellest ka see otsus, et ma võin ka sõita Tartust 3 korda nädalas siis või nii palju, kui meil trenn on parasjagu Elvasse ja pärast tagasi. Ja nii see sündis. Et FC Elva esindusnaiskond on sinu üks kodudest? Jaa, kindlasti. Mida toob algav hooaeg sinu jaoks kui abikapteni jaoks? Ja kuidas on sinu valmisolek? Mina olen üpris valmis ikka selleks hooaegs. Olen käinud ka praktiliselt kõik trennid kohal ja annan endast trennis maksimumi, et olla selleks hooajaks valmis. Abikaptenina ma arvan, et see väga midagi ei muuda minu jaoks mängudes, et ma proovin endast anda alati parima ja see ei oma mingit erilist tähendust. Kuigi samas ma proovin olla siis rohkem eeskujuks noorematele ja oma sellise jaksu ja jõuga nagu neile igat moodi toeks olla. Endine peatreener Jürgen Kuresoo on välja öelnud sellise lause, et sa puudud ainult trennis siis, kui sul on vaja õega kusagile kontserdile minna või mida. Et jälle eredalt tuleb meelde sinuga seik, kus Jürgen ütles ühel sõpruskohtumisel, et võtke kaasa putsad, mis teil on ja katsetage neid Nike Arenal. Ja Kaisa-Liina oli see tüdruk, kes võttis kaasa kodust kõik putsad, ladus need maha ja hakkasid katsetama. Leidsid sa see mäng
need putsad, millega mängida? Leidsin ja see ei olnud ka mingi eriline üllatus, et ma võtsin madala kunstmuru putsa, sest ma olin nendega tegelikult trennides ka mänginud. Hetkel sa siis õpid ja jõuad käia ilusti trennides, ei ole nagu mingisuguseid tõrkeid, tagasilööke? Siiamaani vähemalt küll ei ole olnud, et ma proovin nädalavahetust alati kõik kodutööd ära teha, et ma jõuaks ilusti nädala keskel trenni ja siiani on kõik toiminud. See on hea. Üks küsimus veel. Sinu number sellel hooajal? 31. 31. Ei ole numbrites eriti mingisuguseid muutuseid. Rahulolu sinule ka, sinu punane särk on leitud. Et saate mängida ka punase särgiga naiskonna särgivärvid. Millega mängib naiskond? Eks naiskond mängib ikka põhiliselt siis valge särgiga ja siis pärast punasega, kui valgega mängida parasjagu ei saa. Ja esindusmeeskonnal siis samamoodi valge ja punane. Valge kodus naiskonna värv ja punane siis. Ja selja taga siis äsja trükisoojana riskikulleriga Tallinnast jõudnud uus esindusmeeskonna särk. Kunagi sai sinuga arutatud ka naiste kodumängude ettevalmistustiimi. Oled sa seda kõrvalt jälginud, kuidas see tiim töötab? Kas see on sinu jaoks hea või jätab soovida? Mul on hea meel, et Maria seda tiimi juhib. Kuna näiteks ma ise jälgin seda ainult nii palju seda tiimi kohalolu ja kõiki nende tegemisi, kui palju ma ise osalen mängudel, sest mul ei ole kahjuks eriti palju seda aega võtta, et ise sinna panustada. Aga ma olen väga rahul ja nagu siit selgus, siis tundub, et see aasta tuleb veel uusi muudatusi, mis kindlasti seda rahulolu veel suurendavad. Sinu kükskirjadest on olnud mängudel pildistamine. Kas näeme sind sellel hooajal ka pildistamas? Võib-olla, et jällegi raske öelda, oleneb, kuidas ajaga on ja loodetavasti. Selge, aitäh sulle, Kaisa-Liina, ja loodame sind näha väljakul. Head vaatajad, sellega hakkab meie pressikonverents ühele poole saama. Esindusmeeskond on oma lubadused andnud, mida nad tahavad saavutada. Esindusnaiskond täpselt samamoodi on oma lubadused õhku viskanud ja need on kinni püütud ja ära salvestatud. Esimene kodumäng esindusmeeskonnal 17. märts kell 13.00 Nike Arena Elval. Tallinna Kalev U21. Ja Tallinna Kalev U21 vastu. Loodame, et selleks ajaks on see talv oma kiusamise lõpetanud. Täna kahjuks on jälle Elva Nike Arena lumega kaetud. Praeguseks hetkeks ma vist võin juba kindlalt öelda, et enam ei ole, et on puhtaks saadud siiski, aga ta lubab uuesti lumesadu. Ja esindusmeeskond alustab oma hooaega siis 7. märts, neljapäevane päev kell 19.00 Annelinna kunstmuru peal ja vastane ei keegi teine, kui tegelikult eelmisel hooajal FC Elva treenerite koolituspäeval või meedia koolituspäeval, kus me viskasime sellise nalja õhku, et liituvad FC Elva, Santos ja Velko. Aga mis sai? Elva jäi iseseisvaks, Santos ja Velko on liitunud ja mängib siis Santos ja Velko ühendvõistkond siis Elva vastu. Ja vaatama tulla Annelinna kunstmuru väljakule ja kõigile fännidele veel teadmiseks ka seda, et kui FC Elva esindusmeeskond mängib Tabasaluga, on planeeritud suur fännireis. Hoidke silma peal, fännikoordinaator Annika Jukk on ilmselt seda asja juhtimas. Oleme kontaktis ja me saame sinna vaatama mindud. Esindusnaiskond alustab oma hooaega märtsi lõpus, 31. märtsil Elvas Nike Arenal. Kes on vastane? Flora Tuubel ja mäng algab 13.00.
ma loodan, et selleks ajaks on Nike Arena pehme, enam ei ole jääs. Tavaliselt ilm mängib meil alati vingelpossi. Aitäh teile, head vaatajad, aitäh teile esindusnaiskonna, esindusmeeskonna, mängijad ja treenerid ja me kohtume üsna pea teiega. Aitäh teile! Rainile ka.